Hei, imeline, et sa tulid minu teadvuse välja ja tuled vaatama seda videot. Aitäh sulle ja aitäh, et sa usaldad mind oma teadlikkuse teel ja eriti, mis on seotud siis nii-öelda selle teadliku ja püha seksuaalsusega. Täna on selline teema nagu vaimsus ja seksuaalsus, et kuidas nad on omavahel seotud. Võib-olla peabki alustama sellest, et mis asi on seksuaalsus näiteks, eks ju. Me justkui tunneme, et me ju teame sellest kõike, me teame, mille jaoks ta on, aga tegelikkuses seksuaalsuses on väga palju muud peidus kui see, mis me arvame olevat. Näiteks on see, et seksuaalsus on loodud selle jaoks, et sa ei saaks mitte ainult lihtsalt oma pingeid maandada või oma heaolu tunnet tõsta või olla lihtsalt ekstaatilises seisundis, vaid see on ka tegelikult sageduse tõstmiseks ja samamoodi ka nii-öelda oma südame tšakra ehk südameenergia võimendamiseks, samamoodi ka oma võimete aktiveerimiseks. Samamoodi võimed siis, mida ma siis silmas pean, on just siis mingisugused sellised seletamatud sisetunded, tunnetused. Ma ei tea, et mõtled kellegi peale, keegi helistab, keegi vaatab sind selja tagant, sa pöörad ringi ja sa näedki kedagi seal. Ehk siis meie enda võimed võimenduvad ja see tähendab seda, et me võime ka muutuda nii-öelda superinimeseks ja võime näha ja kuulda rohkem kui tavaliselt. Kes näeb auraväljasid, kes võib-olla räägib telepaatiliselt, kes suudab võib-olla oma mõttejõuga liigutada, ma ei tea, puulehti, mis iganes, eks ju. Mis ta veel teeb, on kindlasti see, et seksuaalsus annab ka võime meil nii-öelda siis jagada energiat. Samamoodi ka jagada informatsiooni. Ehk siis kui me teretame kedagi nii-öelda naha vastu puudutame, siis me jagame nii-öelda selle elu nii-öelda kogemusi üksteisega. Aga kui me nii-öelda lähme juba nii-öelda seksuaalseks kellegagi, siis me jagame kogu hinge kogemusi. Ehk siis see elu ei ole justkui ainukene, vaid meil on neid elusid erinevaid väga palju igal pool veel. Ja me jagame nii-öelda seda kogu hinge kogemusi üksteisele ja me õpime nendest nii-öelda siis. Mis me veel teeme, et me aktiveerime, seksuaalsusega me aktiveerime, ehk siis ma ütlesin juba, me võimendame võimeid, aga me ka aktiveerime neid võimeid. Ja aktiveerime meile iseloomulikke nii-öelda kingitusi, mis meile kosmiliselt nii-öelda antud on, meie nii-öelda siis sündimise ajal, mis on meie siis sünniõigus tegelikkus, aga hetkel ta ei ole veel nii-öelda, ta on dormantselt nii-öelda seisev või nii-öelda kinni, meie DNA-d on kinni veel, aga see nii-öelda siis aktiveerib meie DNA uued ahelad. Mis uued ahelad, aga need ahelad, mis meil on kinni olnud, eks ju. Ja see annab meile võimaluse siis nii-öelda meie hinge selliseid kingitusi või kogemusi tuua siia reaalsusesse. Et võib-olla mõni on väga hea meedium näiteks, et ta on võimeline rääkima teadvustega, kes on teisel pool loori nii-öelda. Või kellegil on näiteks võib-olla võimed suhelda võib-olla siis galaktiliste peredega ja nii edasi, et ta aitab aktiveerida, et see seksuaalsus ongi siis see, mis aitab aktiveerida. Lisaks seksuaalsusega on võimalik tervendada, ehk tervendada oma keha, oma vaimu, oma psüühikat, eks ju, kõike seda, mis siin kõrvade vahel on. Ja loomulikult ta on kõik see stressimaandaja ja ta on tšakrate tasakaalustaja ja kõike palju muud veel. Aga siis vaimsus siis tähendab minu jaoks või kuidas mina seda kõige paremini oskaks seletada, on seotud kõik, mis on energiamaailmaga ehk energeetikaga. Ja kuna on olemas selline asi nagu kvantfüüsika, mis seletab ära, et kõik on valgus ja kõik on sagedus, siis tegelikkuses on meil nii-öelda võime ka tänu selle seksuaalsusele sagedusi muuta. Ja sagedusi muuta siis selle jaoks, et saavutada siis midagi. Et kui me oleme madalamal sagedusel, siis me opereerume nii-öelda näiteks 3. korrusel, aga kui me nii-öelda tõstame sagedust, me oleme võimelised nii-öelda liikuma ülespoole ja me oleme võib-olla 5. korrusel ja me näeme ja kogeme juba palju kõrgemal tasemel asju, mida me 3. ei oleks võimelised.
nii et vaimsus tähendab siis, seal sõitsin, et vaimsus tähendab ikkagi seda, et me nii-öelda läheneme selle tavamaailmale justkui energeetiliste teadmistega ja tänu sellele me saame navigeerida rohkem selles reaalsuses ja luua teadlikult, eks ju, teadlikult luua seda, mida me soovime, eks ju, rohkem ja just nii-öelda ka manipuleerida nende samade teadmistega seda energiat ja seda nii-öelda maatriksit siis muuta või seda reaalsust või seda peegelpilti nii-öelda muuta vastavalt meie soovidele. Loomulikult peab kokku käima see meie nii-öelda hinge olemusega ehk siis kõrgema plaaniga ja me ei saa kindlasti kõik Ameerika presidendiks, eks ju, et see ei ole lihtsalt võimalik, kui see ei ole sinu eluplaanis. Kui see on sinu eluplaanis sees, loomulikult see ei ole mingi probleem sul nii-öelda seda manifesteerida. Nii et ja kuidas nad omavahel on seotud, ongi see, et näiteks väga palju, no ütleme selliseid pahalasi või selliseid tegelasi, kes kasutasid nii-öelda neid iidseid teadmisi oma nii-öelda seksuaalpraktikates selle jaoks, et saavutada siis mingit võimu või mingit kontrolli või mingit, et ühesõnaga manipuleerisid seda energiat või seda maatriksit täpselt nii, kui nad ise soovisid ja nad tegid seda väga targalt, aga lihtsalt natukene võib-olla negatiivsel eesmärgil. Ja meie oleme jõudnud nüüd siia, kus nii-öelda meil on juba nüüd teadmised juba suuremad ja me oleme võimelised nii-öelda kõrgemat infot hankima ja me saame ka nii-öelda okultismist, nii-öelda okultist tähendab siis peidetud, kas siis informatsiooni ehk siis peidetud teadmisi, saame nii-öelda siis praegu neid kasutada, et see on nii-öelda kõigile juba nii-öelda siis kättesaadav järjest rohkem ja kui sina ka tõstad oma nii-öelda sagedust, oma teadvust, eks ju, su teadvus laieneb, siis iga kord sa saad ka rohkem informatsiooni. Vot teadvuse laiendamine on ka veel see seksuaalsuse nagu mõte. Ja ehk siis, kui me oleme nii-öelda, oleme võimelised nägema, et see elu ei ole ainult see, mis me siin ümber näeme, vaid teame, et meil on võimalik nii-öelda energeetiliselt muundada või muuta midagi ja me näeme seda nii-öelda peegeldust ka siin selles reaalsuses, siis me oleme teadlikud loojad, nii et vaimsuse ja seksuaalsuse ühine joon ongi see, et nad muudavad meid nii-öelda teadlikeks loojateks. Ja teadlik tähendabki seda, et sa oled teadvel, sa suudad seda mõista ja sa nii-öelda kasutad seda ka nii-öelda, kes kuidas soovib, on negatiivselt, kes positiivselt. Mina soovitan loomulikult positiivselt kasutada, aga see on igaühe muidugi otsus, et mina teenin oma arvates ikkagi kõrgemaid jõude, valgemaid jõude ja see tunne juhatab mind kogu aeg, nii et ma soovitan ka teil ikka valgusega käsikäes käia. Ja ega vist saigi kaetud, et aitäh, et sa kuulasid mind ja aitäh, et sa usaldad mind sellel teel ja järgmiste jagamisteni südamest südamesse. Aitäh!